Attention! Can be safe and sound. Ja siin on näha, kuidas esimesed 50 meetrit läbitud. Eve Sankovski, tunnustatud tegija naiskergikaalaste sisesõudjate seas, on seda sõitu läinud juhtima ja on siis hetkel masinal number 5 pea poole paadi pikkusega saanud teistel eest ära. Võtan korra ette ka mulluse protokolli ja sellepärast, et heita pilk peale, kuidas läks eelmisel aastal. No võitis selle sõidu toona Olga Svirska, keda täna siin ei ole. Küll on aga Eve Sankovski mulluselt poodiumilt kolmanda koha omanikuna ainus, kes siis siin sõidus on. Ja tundub ka, et selle sõidu vaieldamatu favoriit Sankovski näol on siin väljas ja kas eelmisest aastast, no kes veel osalesid, Silja Tooming oli platsis siis ja võttis 6. positsiooni, aga teised jah, kes siin on, Eve Oviir ei olnud toona võistlustules, nii nagu ka Jane Raudsepp ja külalisvõistleja Eva Tonderi. Aga Sankovski edu kasvab ja nüüd siis jäänud kõigest 600 meetrit minna. Sankovski hoiab tempot 1.48 peale, see on siis kalkuleeritud arvuti poolt viimase tõmbe 500 meetri aeg. Ja me näemegi, et teisel positsioonil hetkel Jane Raudsepp kaotust juba 30 meetrit siin Sankovskile ja 5 meetrit veelgi enam Eva Tonderil, külalisvõistlejal Kerava linnast, sealsest spordiklubist. Ja Sankovski läheb siin ja tõenäoliselt ei väära ka tema võitu siin enam mitte keegi, sest et see edu ainult suureneb ja siin ongi näha, kuidas masinal number 5 pingutav Sankovski on tõsist lahingut andmas siin absoluutselt kõikidele konkurentidele. Tema kõrval vasakul käel aga Eva Tonderi, keda hetkel ka kaamerapilt jälgib ja Tonderi on hetkel siis 3. positsioonis kinni. Jane Raudsepp masinal 3 on ka ilusalt sõitu teinud ja tema siis hetkel hoiab enda käest teist positsiooni. Kas nüüd Tonderi suudab veel viimase 300 meetriga Jane Raudseppa teist positsiooni ohustada või mitte? Seegi on päris põnev küsimus ja üksjagu intrigeeriv olukord. Ja tundub tõesti, et Tonderi kas leiab veel nüüd jaksu lõppu veel kõvasti pingutada ja Jane Raudsepp aga vahet vähendada ja tõesti, see on nüüd vaid 4-5 meetrit ja kuna alla 200 meetri on jäänud, siis täiesti kinni sõidetav vahe, nii et 4 meetrit on see kõigest praegu, kui Sankovski on circa 30 meetriga oma stabiilsed edumaad siis Raudsepa ees hoidnud. Ja siit me näeme, kuidas tulevad parimad kohe-kohe ka üle finišijoone. No liidril Sankovskil on jäänud kõigest 50 meetrit tulla nii-öelda köömes distantsi pikkust vaadates ja siin saame ka Evet kohe õnnitleda suurepärase võidu, suurepärase tulemuse puhul ja palun, siin on tänane võitja Eve Sankovski Viljandi sõudeklubist 3.41,8 ning eelmise aasta 3. koha pöörab siis tänaseks võiduks ja muuseas aeg on ka märkimisväärselt parem kui mullu tal 3.47,3. Küll kui Olga Svirska eelmise aasta võiduaega vaadata, mis oli ka siit veel 6 sekundit kiirem, siis sinna oleks ikka veel väga palju minna.